Probleem, mida auto lahendab, on see, et kui see on Nokia telefon aastast 95, täna on kõik autod sama targad kui see telefon. Ometigi kasutame me kõik nutitelefone. Ehk siis me tegeleme nutiautodega, smart cars. Mis meile tänasest päevast kasu on? No raha ei ole veel üle kantud, aga loodame, et pääseme edasi top 10 hulka, kus siis on lootus saada abi oma idee realiseerimiseks. Me oleme alustanud oma tootearendust, mis peaks valmima juuliks. Siis lähevad lahti katsetused. Plaan on jõuda tooteni selle aasta lõpuks. Hello, I'm Ksenia, founder of Comfy Startup, and we are making window blinds smart and energy bill small with this small and smart device. It has sensors and it will help you to save time and money. And here I've learned lots of feedback about it, and the feedback was very positive, and I'm glad to meet new people here and some friends. The next plan for us are, of course, setting up manufacturing, we are fundraising, and soon you will see the smart device on every window. Thank you. Cubab tegeleb maajaamade võrgustiku loomisega, mis võimaldaks 24/7 satelliitidega sidet pidada. Tänasest päevast kasu olema saanud ilmselt väga palju, et siin 6 või 7 erinevat pitchi teinud nii-öelda ja saanud tagasisidet. Et tagasiside oli enamasti ikkagi positiivne, aga öeldi ka nõrgemaid kohti tuli välja. EdFox arendab interaktiivset õpikogemust, mis muudab haridusprogrammi indiviidist lähtuvaks ja tänu sellele on meil võimalik ühiskonda saada rohkem intelligentseid inimesi. Tänasest päevast saime me teada seda, et kas me oleme piisavalt hästi nendeks küsimusteks ette valmistanud ennast. Kuna meie projektiga on liitunud 8 pilootkooli, siis septembrist peab meie tarkvara valmis olema. Meie oleme siis Flexibel ja meie ettevõte tegeleb või proovib toota siis tarka väravaseadet, mis siis laseb sul juhtida läbi telefoni kõik oma värava automaatikat. Mina ütleks, et tänasest päevast õppinud seda, et küsimused ei ole kiusamiseks, vaid hea info väljapigistamiseks meie sugustes. Täna läheme siit edasi ootusega, et me saame Prototronist rahastuse, mis aitab meid suuresti ree peale jõuda. Kõige suurem ootus, kus me edasi tahame jõuda, on oma tootega maistootmisse, turule, poodidesse, veebi ja müüma. Koostöös 4 Tehnikaülikooli Elektroonikainstituudi teaduriga töötame välja manuaalsete ratastoolidele rummusisese elektrimootoriga rattaid, mis siis võimendavad nõrkade kätte, tõuke ja pidurdusjõudu. Taolised üritused nagu Prototon, nad annavad võimaluse kohtuda mentoritega, saada tagasisidet oma ideele, oma projektile ja me tahame oma toote valmis teha, sellega turule minna, neid rattaid palju müüa ja olla edukad. Jiffy on äpp ja tegelikult ka riistvarral põhinev lahendus, mis muudab ühistranspordi palju lihtsamaks, kui see täna on. Et reisija laeb oma telefoni äppi ja see äpp oskab tema eest registreerida tema sõite. Tänasest päevast me oleme kõige rohkem õppinud seda, et õigemini saanud kinnitust sellele, et me siiski teeme õiget asja. No hetkel me oleme tegelikult projektiga ka ajujahis. Selle finaal on 6 aja pärast, mistõttu meil käib kibekiirelt reaalse äppi arendus. Meil täna on olemas töötav demo ja Tartus 5 bussi, mis on seadmetega varustatud, aga nüüd juba suve keskpaigast loodame täielikult Tartus lahenduse lansseerida. Sensition loob professionaalse filmitootja jaoks riistvara, mis aitab vähendada tootmiskulusid ja teha senisest palju keerulisemaid võtteid liikuva kaameraga ja seal on vähem vigu kui varem. Praegu me oleme prototüüpi täiendamas ja tahame suurendada seda kiirust, millega see toimib ja teeme ka meie tehnoloogiat tutvustavat videot. Targeta teeb kaubandusettevõtetele rahavoogude ja laovorude juhtimiseks pilvepõhist lahendust. Täna oleme saanud siin palju uusi ideid seoses masinõppimise ja andmekaevega ja ka palju selliseid toredaid tähelepanekuid ja julgustavaid sõnumeid. Edasi arendame oma toodet. Et meie toote juures vajab arendamist nii andmeintegratsioon kui ka esimene toote prototüüp, mida me lähiajal hakkame paljudes ettevõtetes tutvustama.
Crystal Space arendab S-Cube 1 peal kosmoses testitud üliedukaks muutunud kaamera laiemalt müüdavaks tooteks, mis on siis kasutatav kuupsatelliitidel. Tänasest päevast oleme saanud palju head nõu, eriti just äriarenduse ja turule mineku alal. Edasine plaan on vallutada maailm ja minna kosmosesse.